Ja kallid daamid ja härrad, taas tervitus uudiste stuudios paremate uudistega eetris Rohke Debelak. Majandusministeeriumi eilse teate kohaselt on alust väita, et Eestis on suur tööjõupuudus. Ministeeriumi arvukad ja igapäevased kontaktid ettevõtjatega on välja toonud tööjõupuuduse üha teravamalt, kohati ületab tööl jõupuudus juba igasugused piirid. On juhtumeid, kus töötajal pole jõudu, et ilma traktorita atra vedada. Tihti pole töötajal jõudu, et teha paarsadagi ületundi nädalas. Mõnikord ei ole juba 12-tunnise tööpäeva järel inimesel mingisugust jõudu alles. Kui tööjõupuudus süveneb, jääb ära ka pikisilmi oodatud tööviljakuse kasv, hoiatab Majandusministeerium ja lisab teates, et tööjõupuuduse leevendamiseks avatakse nüüd tööjõusaalid, kus töötajad pärast tööpäeva saaksid treenida ja nii tööjõudu ka suurendada. Valitsus annab aga teada, et on lähiajal riigi ja ühiskonna ees esile kerkinud probleeme asumas ka jõuliselt ja innovaatiliselt lahendama ja üheks abinõuks on riikliku lehvitaja ametisse määramine. Vastavalt seadusele on riikliku lehvitaja ülesandeks viibida sadamates, lennujaamas, rongijaamas ja Eestist lahkuvatele arstidele ning teistele spetsialistidele, samuti lihtsatele tööinimestele järele lehvitada. Riiklik lehvitaja annaks inimestele teadmise, et keegi jäi neid ikka kodumaale ootama. Konkurss riikliku lehvitaja leidmiseks on alanud. Kandidaadilt oodatakse muhedat ja sõbralikku väljanägemist, oskust lehvitada mõlema käega korraga. Samuti tuleb kasuks hea füüsiline vorm ja võime lehvitada vähemalt 8 tundi ööpäevas, kaasa arvatud ka nädalavahetused ja riiklikud pühad. Riiklik lehvitaja asub ametisse juba juunikuu alguses. Sotsiaalministeerium on aga teinud ettepaneku oluliselt laiendada ettevõtja portaalist kasu saavate inimeste ringi ja luua sinna kõrvale ka käegalööja portaal. Ministeeriumil oli plaanis kokku kutsuda töövõtjate, tööandjate kui ka tööjätjate esindajad. Tööjätjate liit andis aga teada, et ei ole välja kujunenud olukorraga kursis ja seetõttu on paljud tööandjate tehtud pingutused olukorra lahendamiseks seni olnud eriliselt edutud. Tööjätjate liidu sõnul pole neile nimelt seni selge, millist olukorda tööandjad üldse muuta soovivad ja ühest selgust pole tööjätjate sõnul selles ka, kas see üldse olukorda muudaks. Eilses Tööjätjate liidu aastakoosolekul oli plaanis arutada ka alltööjätjate küsimust, sest tööd, mida jätta, on palju ning levinud on just alltööjätjate kasutamine, kes omakorda pöörduvad tihti ka ise alltööjätjate poole, et see töö kindlasti jäetud saaks. Kuna tegemist oli palju, siis otsustasid tööjätjad aastakoosolekuga sel korral ära jätta. See omakorda toob kaasa kindlasti sekeldusi ka edaspidi, kuid nendega tegelemist on võimalik jätta ka tulevikku ning kui see ei õnnestu, siis saab selle jätta ka kõike tähele panemata, märgivad tööjätjad ja soovivad töövõtjatele pikka iga. Ilma tööjätjate registri loomiseta pole tööjõuturu normaalne toimimine võimalik, lisab ministeerium. Ning üks teade nüüd uudiste lõppu veel. Kell 19 õhtul sai politsei nimelt teate Holgaverest, kus kohalik meesterahvas oli suurel kiirusel jalgrattaga sõitnud vastu poe seina. Liikluspatrullil ei osanud mees mitte midagi vastata oma elukoha, töökoha, vanuse ega nime kohta. Poes olnud inimeste sõnul hoiab mees kõiki oma andmeid pilves ja ei saa sealt neid tavaliselt ise kätte. Politsei sõnul on oma andmete pidevas pilves hoidmine üha sagenev areng ja juba on olnud juhuseid, kus inimesed tervikuna ennast pilves hoiavad ja ligipääs neile üha raskem. Ka riiklikul tasandil on kõige pilves hoidmine järjest laialdasel, märgivad politseinikud ja lisavad, et ametnike ja poliitikutega suheldes on selgelt aru saada, et kogu riik on viidud pilve ning inimestega suheldakse harva pilve piiri pealt. Kuulsite paremaid uudiseid, sisukat päeva jätku.